vajaminevaid numbreid vajaminevatel hetkedel. Deniss Nõmm. Harju paneb palli mängu ja päris huvitavalt lüüakse see kohe siia ettepoole. 10. minut, Harju ukrainlast äärmängija parema jalaga keerutab, paneb selle palli väravasse ja Harju Laagri asub kohtumist juhtima. Nii nagu mitmelgi varasemal korral, nii ka nüüd Danil Rudenko saab karistuslöögi ja kõmmutab selle võrku ning 10. minutil võib Harju JK Laagri tähistama asuda. Paneb selle palli sealt müürist mööda, Zaharov ei jõua ka reageerida ning Nahkera on värava all nurgas ja ei ole seal mitte midagi Transil päästa. Lastakse tähistusmuusikat ka jõuliselt ja selleks on põhjust. Harju saab siin enne 10 minuti täitumist esimese tabamuse kätte ning teab, mis palju võimalusi enne seda neil muidugi ei olnud, samamoodi ka Transil, aga kohe kui tekib, siis kasutatakse see efektiivselt ära ja Danil Rudenkole sammuti järjekordne värav, viimati siin eelmine nädal Kalju vastu ka resultatiivne oli, nii et sammuti sellest natukene väljapoole jäävad. Ülejäänud väljakumängijad kõik siia värava esisele liikunud on, Kaevatsi pead otsitakse, Kaevats pääseb jätkama ka, aga sealt ei olnud ja kunagi väga noorelt Paide linnameeskonnast esimesed Premium-liiga tulerissid sai, vaatame selle ürituse ära, Transilt eemalt peale löök tuleb, aga hetkel ikkagi. Toke võtab kenasti kiiruse üles meeste vahel, viib paremale Vola Kapševile, madal pall karistalasse ka, ootlikult see seal lahti, Trans pääseb peale löögile ja läheb selleks. Purjanaatse, kas läheb ise peale löögile, läheb, annab parema jalaga kuuma, aga küll 3 sinna puhtalt sätitud. Vaatame selle Harju ürituse ära, eemalt pääsetakse parema jalaga üritama, aga Zaharov teeb hea tõrje. Transil ka see aeg hakkab paikselt otsa saama, et esimese poole aega värav kätte saada, tuleb ohtlikult see senderdus. Tagalinn sätib ennast vahele, Košuško pääseb rikošetist suunama, Baturin süpab olukorda ja pall endiselt väga ohtlikult lahti, peaga värava peale ka tuleb ja lihtsalt ei lähe see pall võrku, Košuško veel kord suunab ja lõpuks üle otsajoone see kuidagi oma tee leiab. Ja täna siis, kui Harju võidaks kokkuvõttes 3. korda, edukamad ollakse 7 korda järjest ka, Tokke poole pealt peale löök, aga Baturin kenasti välja ja saab korraks Transi söödumängu seal summutatud. Šuralovi poole pealt parem jalaga kuul ja napilt lendab see ristnurgast. Simkin, löögiks on koht, aga sätib ennast Reima vahele. Eemalt tuleb uus üritus, aga see lendab väravast mööda. Maksimkin. Eemalt peale löögi koht, Tokke annab kuuma ka ümber punasega, ehk siis 4 on sinna pandud. Ivanušini poole pealt madal sööt alla, Tokke pääseb jätkama ka ühe. Seda võrd palju, et vahepeal ei saagi. Seetõttu lihtsalt mängukeelu all olemisega omasid aidata. Piht tagasid pääseb kampanjast jooksu. Nüüd on realiseerimise koht, Piht läheb peale löögile, aga Zaharov tuleb vastu, teeb suurepärase tõrje ja pari. Enam-vähem keskjoone juurest leiab. Eemalt Maksimkini poole pealt peale löök, Baturin paneb käed vahele, jätkulukord sammuti uuesti Baturin sees. Kapten Kriis kiirusega ette võtmas, aga nüüd läheb puude pikaks ja Iriile vastu jalgu, ründaja paneb. Nii, ja kas tuleb siit teine kollane ka ära? Kriis saabki teise kollase ära ja see déjà vu, millest ma esimesel poolel rääkisin, on sündinud. Uuesti Narva Trans Laagri kunstmuru staadionil, uuesti Kristjan Kriisile 2 kollast kaarti ja kokku punane. Tõsi, eelmine oli karikavõistluste raames enam-vähem aasta aega tagasi, aga sellest olenemata huvitav kokkusattumus. Kriis peab omakorda kapteni vahele edasi andma, see läheb nüüd Christopher Pihi käe ümber ja Harju treenerite pink on täiesti sellises olukorras, et ei mõista mitte kuidagi. Seal veel midagi, Purjanaatse pääseb peaga löögile üle värava, see pall läheb. Olukord, et Harju läheb hooaja lõpus ikkagi ülemineku mängudele, siis see on üks Premium-liiga huvitavamaid sündmusi, mis võiks juhtuda, aga ei. Harju asub siin tähistama, pallipoisid löövad rõõmust pingid ka ümber ja kõik vahetusmängijad staff liiguvad platsi suunas ning lastakse korralikult sidurplastikku. Narva Transi kapten Mark Maksimkin 0-1 kaotus täna siin Laagri kunstmuru staadionil. Pusisite palju, üritasite pikalt, aga ikkagi kokkuvõttes kaotus. Mis sa ütleksid ise, millest täna puudu jäi? No ja, väga kahjulik kaotus. Kui te nägite, palju oli meie kontrollis teisel poole ajal ja võib-olla natuke kiirustasime rünnakust ja selle poolest ei hakka lüüa väravat. Kas kiirustamine võis tuleneda mingitest sööduotsustest, mingitest pealelöögi ebatäpsustest või mis sa näed, millest täpselt seal kolmandikul puudu jäi? Ja arvan, et söödu poolest. No mida vaheajal rääkisite? Olite saanud tegelikult esimesel pool ka selle surve juba peale. Mäng oli, nagu sa ütlesid ise ka, pigem teie kontrolli all, aga siis veel terve teine 3/4 tund ees oli? No esimene poole ajal minu jaoks oli rohkem võitluslik, palju võitlusi, õhuvõitlusi ja nad said need karistuslöögid ja kasutasid seda ja sellepärast seis 1-0. No 2 vooru jäänud siin hooaja lõpuni, teie jaoks 5. koht mängus. Mis sa arvad, mis sa näed, kuidas annaks selle nimel võidelda või mida peaks veel parandama, et selle koha nimel kindel olla? Peame kõvasti tööd edasi tegema ja anna maksimum nendest 2 voorudest ja meil on ka karikamäng ja lihtsalt töötame edasi ja tahame hooaja lõpetada nagu heas energias.
see on arusaadav ja mõistetav. Mark, ma tänan ja soovin palju edu edaspidiseks. Ja tänu. Jarvi poole pealt Andres Kaevat siia jõudnud on 1-0 võit, pidite kõvasti kannatama, pidite kõvasti seal taga pingutama, aga sõnast on ka ikkagi magus ja väga mõnus. Jaa, eks ma ütleks päris hull mäng, nagu see vahepeal oli rohkem siin maadlus kui jalgpall. Aga see on tiimivõit ja taga on 0 ja ees on 1, see on nagu ainult rõõm. No teisel poolel arusaadatul põhjustel aina rohkem Narva kätte mäng läks reaalselt ohtlikuks, nad teab mis palju ei saanud, aga kas teie poole pealt ka oli taktikaliselt pigem see, et hoiame taga kindlana, paneme ees seda rõhku vähem või kuidas otsustasite asja muuta? Kui me poole ajal läksime, siis me suurt midagi ei muutnudki, kui mõtlesime, et paneme samamoodi edasi ja me rääkisime ka sellest, et kuna meil 2 eelmist mängu ka läheme poole ajal läheme eduseisus ja siis lasime endale ära lüüa ja läks nagu läks, et siis seekord ei saa seda juhtu, et 3 on kohtuseadus ja me mõtlesime, et me ei saa lasta neil ära lüüa ja tulemus on selline. No kell 5 hakkab Tammeka mäng Kaleviga, kus põhimõtteliselt soodsate asjaolude korral võib kindlaks saada ka teie reaalne püsimajäämine ilma ülemineku mängudeta Premium-liigasse, aga täna siin juba saluudid, kõik muu kõlas, et põhimõtteliselt tundub teie see puhul, et on asi tehtud ja võib siin minna natukene pingevamalt kaele viimasele voorule vastu. No ütleme niimoodi, et me mängime hooaja lõpuni ja vaatame, mis saab. Et nagu siin poisid ka kõik räägivad, et tabelisse ei vaata, aga kui nii palju juba kuuleme ümberringi, et on vahe nii suur, siis eks muidugi kuidagi saab võtta seda rohkem pingevabamalt, aga ei, ma arvan, me läheme võtame ikka järgmised vastased ka nii, nagu oleks see iga teine liigamäng. Enne Premium-liigat neljapäeval veel Nõmme Unitediga karikamäng ka, viimati siin Laagri kunstmurstaadionil omavahel eelmine aasta kohtusite 3-0 karika raames alistasite, seal usutavasti on ka oodata, kompromissitud kõva duelli, põhimõtteline värk. Jaa, et Nõmme Unitediga on justkui meil tekkinud mingi kas sisemine tervi siuke väike või siuke nagu 2 meeskonna väga nagu tihe, kes tahab nagu peale jääda. Eelmine kord me võitsime, aga nüüd on täiesti teine tiim ja teine treener neil ja meil on teine tiim suures pildis natukene. Ja ma ei tea, kutsun kõiki siia vaatama ja loodan, et teeme suure atmosfääri siia. Loodame, et tuleb vinge mäng.